No nii, oleme lõunalt tagasi ja teises voorus kohtuvad siis Kärdla ja Räime, keda ma hakkan näitama. Ja imeline vise. Mihkel tahtis, et see jääks lindi peale. See jäi lindi peale. Nii. Ja seisud siis pärast esimest vooru on siis meil tabel on siis näeb välja selline, et on natukene päike paistab peale, aga ütlen siis, et Leedu Buules sai kaotuse Riemukaari Soomelt 22-9 ja Tõrva võitis Kangarsit Läti 27-4 ja B-grupis Kärdla võitis Warriorsi 29-2 ja Šiauliai võitis Räime 17-14. Teine voor ja kohtuvad omavahel siis Buules ja Kangars ja Tõrva ja Riemukaari. Sama siis Kärdla ja Räime ja Šiauliai ja Warriors. Nii, ja lähme siis näitame mängu, nagu täna või hetkel on jälle päev päikest täis ja me mängime siis selliselt, et Tõrva ja Riemukaari mängivad seal tagapool ja meie läheme siis uuesti näitama Kärdla mänge, sest Moens TV kannab üle Tõrva mänge Tõrva petangiklubi alt ja samas kutsun üles minema laikima Moens TV Facebooki lehte, et ta koguks endale palju sõpru ja saaks ka otse näidata. Hetkel siis näitan mänge, mis on siis Kärdla ja Räime vahel. Ja kuule, mis värv te olete, Kärdla? Ahah, Kärdla on roosa, see tähendab, et 1-0 juhib Mihkel Pahuri ees. Siis kõrvalväljakul mängib Veiko, juhib 2-0. Ja siis mängib Bergmanil on 0-1. Karlal on 2-1. Ja kuskil käib mingi mäng veel, aga kus see mäng on? Kus see naised mängivad siin? Seis on 1-1. Kata versus siis Soomen tüdruk. Kadile maha ja siis teeme kahe vahele.
Ja löök Vahur. Ei, lihtsalt ilusad numbrid. Seepärast ma räägingi, et need on lihtsalt ilusad numbrid. No nii. Vot mis juhtus. Mihkel tabas Nadi. Ja siit natukene näeb ka kõrvalt mängu, kus Veiko mängib. Võib-olla hoiangi siis selliselt ja kommenteerin siis pigem kahte. Veiko teasetus, aga vastasel on ikka peal üks. Ja Mihkel saab siit 2 punkti ja läheb juhtima 4-0. Ei tea, vist hea asetus, aga ei tea, kas tuli ära. Natuke veel kaugemale, et ikkagi hoida äkki 2 mängu. Nii, Mihkel asetas. On näha Snadi. Ei tea, kes see sai. Vist ikka Veiko või? Ei, nüüd on seis muutus. 1-3. Räimele ja sealt Vahur asetas, aga vist mitte piisav. Ja Perku juhib 2-1 ja Katal on seis 1-3 Kata poolt vaadatuna. Ja siis juhib Karla juhib, ma pakun umbes 4-1. Ja üks mäng on veel, Artu mängib ja seal Artu juhib, ei ole, see ei ole Artu. Jah, Artu juhib umbes, pakun mingi 8-9-2. Ja Kata mängus Kata on taga 1-5, 1-6 umbes, et siit kaugelt vaadatuna lihtsalt ei näe. Nii, seis on 6-0 ja oi, suurepärane asetus. Ai, hüppas täpselt 15 senti lühike ja hüppas üle. Nii. Ja siit siis Vahurimäng. Ai, Mihkel äkki siis annab võimaluse natukene ka Vahurile.
Oi, ilus löök Peikol. No Vahur sai siit silma pähe. 1-6. Hea asetus Soome mehel. Ma eeldan, et see ei ole viiskend. Ma ei ole viisi ka. Ma panen kandu. Veiko on jälle ära löönud ja oma jääb. Ikka viis sinna, kus tal enne... Jah. No hea. Jäi siis 3 punkti Veiko, jah? 6-2. Hea voor Veikol. 3 lööki ja kõik jäi. 3. Oota, nii kui tuul tuleb, tuul ei ole hea. Hästi Vahur. Jah? No ilus löök, Mihkel. Nagu päris. Jah? Paremat pole vaja, on ja? Ei ole võimalik, Vahur, noh. Ai, jooksid välja. Nii, vaatame, mis need seisud siis vahepeal teevad. Mihkel juhib 6-1. Veiko juhib 6-2. Kata on taga 3-6. Ma ütlen umbes. Ma arvan, Artu on võitnud 13-4 umbes. Ja Perku juhib, ma pakun ka äkki 6-1. Ai, Mihkel sai pihta, aga ainult väike patsutus pea peale. Et siinkohal veel ütlen, et Tõrva Bethangiklubi näitab Tõrva mängu. Tõrva versus Riemukaari. Sealt on võimalik vaadata. Tõrva versus Riemukaari. You can watch on Tõrva Facebook page. Nii. Näitan siis vahepeal siin ka seda seisu. Peale esimest vooru on seis selline ja siin on teine alagrupp.
nii, Mihkel on vahepeal jälle punkte saanud, vaatan, et on umbes 8 ja 1. Veiko seis on siis 5-6. Katal on umbes 3-5 või 3-6, mis siit paistab. Värsked uudised siis. Kata seis on 4-6. Perkul on unustasin ära 6-3. Mihklil on seis 8 ja ma ei tea, palju Vahur sai? 8-2 ja Veikol on seis, kohe vaatame, kui tuleb eest ära. Veikol on seis 6-7 siis Veiko poolt vaadatuna. Nii. No nii, Vahur pani hästi. Ja kõrvalt väljakult samuti hea asetus. Mihkel läheb jälle lööma. Ja lööb ikkagi väga mööda. Suund vale. Võib-olla kui suund oleks õigel, kui oleks ära naksanud. No nii, Veiko asetas hästi. No nii. Tugevat meest ei murra. Tugevat meest ei murra niisama. Julge hundirind on rasvane. Jah, julge hundirind on rasvane. No nii. Vaatame, kas Vahur pidas vastu. Ei. 9, 2 Mihkli poolt, 6-7 Veiko poolt, 4-7 Kata poolt, 6-6 Perku poolt ja 1-4. Ma ei teagi, et üks mäng on läbi, teine, kolmas, 4, 5, kus see üks mäng on? Jään vastuse võlg. Karla mäng. Okei, ma lähen vaatan, mis selle Karla mängu tulema. September on Eesti toidutulu. Ostes eestimaist kaupa Coopis, toetad kohalikku elu. Rakvere kodune sealiha Coopi-kaardiga kilohinnaga vaid 4,99 ja Estover Eesti taluvõi 150 grammi vaid 1,59. Coop on kohalik. Karla juhib 12-3 ja tundub, et seal on käesurumise koht ja täpselt nii oligi
et parlamäng lõppes 13-3 tulemusega. Nii, siin on 8 ja 6. Ai, jälle nippa-nappa, noh. 9, ei ole 10, 2. Nii. On pulivaim. Vahur sai 2 punkti. Nii, Veiko mängus on soomlane läinud juhtima 10-6. Siin nüüd teine soomlane Vahur on taga 4-10. Ja asetus Vahur. Selja tagant on hea vaadata.
siin on seis palju, 12-4 juhib Mihkel. Seal on seis 9-10 Veiko poolt vaadatuna. Oli hea sealt. No Veiko läheb lööma. Järvel ma pakun on 2 võitu käes, aga tundub, et Katja seisus on seal on seis 10 või 11, 10 ma pakun on Soome naisel ja Katjal on 4. Ai. No läbi vä? Ei ole 11 vä? Vabandust, 11-4 oli seis. Ma vaatasin, et 12 on siin paistab. Ei. Mida lõid? Ei no, mida noh? See oli löögist nagu... Ja. Show. Oled ilus? Linti või? Sul on? Tundub, et Katja mäng sai läbi ja Katja kaotas 13-4. Ja Veiko lõi ka praegult mööda. Seis on ilmselt 12-9. Siis Veiko poolt vaadatuna 9-12. Siit lint või? 3 milli. Kõik on korrektne ja oleme tere. Oi, tere. Tegin kontrolli ära, kõik on korras sul. On jah? Ja ilusti pandud tegi. Kas proomis ei saagi minna? Ei no sa võid ju minna. Ei no niimoodi ja... Ta on pehme seal. Ja, tal on nagu see pinnas. Tule marjutab seal, nemad ühes väärust. Ei no las nad harjutavad, aga ta on, see ongi lihtne. Muidugi. Platsis ei lõpus. Mängib. Platse oleks seal... oli 9 täismõõdus või? 2 korda 9 täismõõdus platsi. Noh, kas nad saab väiksemaks mingi teha, siis mingi paarkümmend tükki. Ruumi on jah, aga oli hea lint või? Oli, väga hea lint. Aga ei aita?
ei ole võimalik, noh. Maiki. Nii, Vahur sai punkti 5-12. Ja siin on mängu lõpp peal. No Veiko sai ära viimasega. Aga vastasel on veel 2 kuuli käes. Kas maha lüüa või sisse asetada? Mihkel ei taha kuidagi seda võita. Nii. 10-12 on seis siis Veiko pool. No, Vahur ei taha lihtsalt võtta. Noh, 2 juurde. Kristap nav sarkanā paklāja. Kristap ir zaļais paklāja. Veiko kaotas ja Mihkel võitis ja Perku võitis ja võitis ka Kaarel ja võitis ilmselt Tartu ehk ühesõnaga 2 kaotust ja 4 võitu Kärdlale. Nii. Lähme vaatame siit mõnda mängu veel. Siin mängib siis
Tuleme siis lähemale natuke, näitame siis vahelduseks ka viimast mängu, mis siin ilmselt, tegelikult jah, kõik mängud on lõppenud, on jäänud veel siis seis on 9-9 ja Warriors versus ja küsimus, ma nüüd ei mäletagi, kas Šiauliai. Jah, Šiauliai ja Warriors. Oi. Praegult on Warriorsil punkt peal, aga peale seda vooru tuleb üks voor veel. Ehk see on mängu viimane voor ja siis tuleb +1 snadi või siis +1 košani. Nii, 10, 9, 9, 10. 9 Šiauliai, 10 Warriors. Last košanie. Siin on näha Warriorsi ja Šiauliai. 4 games, 1 Warriors, 1
Xiaoliai, it's a last game. Ai, ai, ai. Last shot. Eleven, 9. Väike vaheaeg ja alustame. 3 minutit, 3 minutes. We will be back. Oleme tagasi 3 minuti pärast.